Tervitus! Täna liikuvustreening, veidikene kerelihaseid ka, aga peamine see, et saaks jalad suuremas ulatuses liikuma. Kõigepealt tagareiele venitus, ette kallutus, sirge seljaga nii kaugele kui üle. Ja siis hoiad ja hingad ja jalad on kergelt õlgade laiusel või natukene ka laiemalt. Ja siis hingad sügavalt sisse ja välja hingamise ajal proovib minna madalamale. Ja lased selja lõdvaks ja käed põrandale. Põlved kõverad veidi ja proovid lükata jalgu sirgeks ja siis käed põrandale ja jalgu sirgemaks. Jätkuvalt teed kogu see aeg, mis ma vait olen ja teen see aeg, tehakse harjutust. Lõdvestad veidi jalgu, et siis tuled üles niiviisi, et raputad jalgu. Nüüd kerge hark, või küll mitte kerge, vaid juba suurem hark. Ühelt poolt pool kõkki ja teisele poole pool kõkki. Ja mõnel venib juba reie seesmine siit asendist. Lähed kõrvale ja hoiad veidi. Veel kummalegi korra sellel kõrgusel. Ja siis nüüd nii, et lähed täiesti sügavasse kükki ühel pool ja teisel pool. Ja nüüd mõned vist ei saa sinna nii madalale ja teised saavad alles nüüd siia reie seesmisele venituse. Veel 1 ja 2 ja 2 ja 1. Korraks vedestad jalad. Jääd jätkuvalt laia harkseisu. Kummardad ette ja suunad küünarnukke maa poole nii madalale kui saad. Paned käed maha, kõnnid ettepoole, teed käte kõverduse ja kõnnid tagasi. Ja niiviisi kõnnime veel 5 korda. See on ämblik käte kõverdust. 3 olen teinud ja 2 veel minul. Kui olid kiirem, siis teed lihtsalt rohkem. Peaks olema 5 minu tehtud. Üles vedestad jalad. Ja läheme selili. Natukene kõhulihasele ja siis liikumus. Selili ja lükkad selja maha. Tõstad selja üles, nii et sul saad käe panna alla ja tõmbad selja maha. Niiviisi liigutad, vaagna luu liigub. Ja kõhulihased pead pingutama selleks, et seda selga alla lükata. Nüüd hoiad selga all, tõstad mõlemad jalad ülesse ja teise jala proovid nii alla viia kui võimalik, nii et selg on maas. Tõstad üles mõlemad ja vahetad jala ja teine jalg läheb alla nii kaugele kui võimalik. Nüüd paned mõlemad jalad maha, proovid selga jätkuvalt maas hoida ja tõstad ühe jala jõuga nii kõrgele kui saad. Hea, kui sealt tuleks 90 kraadi 2 jala vahelist nurka. Ja võid avastada, et alaselga on maas hoida lihtsam, vahetad jala ka. Alaselga on maas hoida lihtsam, siis kui pea on veidi üles tõstetud. Uus asend. Selili oled jätkuvalt, aga põlved on kõverad.
ja vaheldumisi lased jala sirgeks. Kujuta, et õpid põlve tõsta jooks ja jookseme nii kaua, kuni ma ütlen, et aitab. Ja kogu sellel ajal proovid hoida alaselga maas ja üleval hoidmine võimaldab seda paremini, kuna siis on selg kumeras. Viisteist, 10, 5, valmis. Põlved jätkuvalt kõverad, käed kõrval ja põlved ühele poole maha, nii et käed on kõrval ja teisele poole maha, nii et käed on kõrval. Ja nüüd teeme nii, et pingutad hoida õlad maas. Rahulikult teisele poole. Ja proovid hoida õlad maas, siis kui põlved liiguvad teisele poole. Ja teisele poole. Ja nüüd nii nagu jaksad, nii kaua põlved ühed küljed teisele, kui ma ütlen, et aitab. Võid põlved koos hoida. Sirge jalga praegu ei tee. Meil on korraga nii alaselja liikuvus kui ka kerelihaste jõud. 15. 10. 5, 3, 2, 1 ja valmis. Tõstad jalad ülesse, sirged jalad ja nüüd hästi natukene tagumik maast lahti ja jalad lae poole. Üks umbes 20 korda. Läks juba. Viis, 3, 2 ja viimane. Ja jalad jäävad jätkuvalt peaaegu et õhku. Jalad lähevad alla ja proovid saada nad üle pea maha. Uuesti alla ja üle pea maha. Ja siis üle pea olles veidi hoiad ja kes saab, paned põlved ka maha pea kõrvale. Teeme seda 10 korda veel. Ja 4. Ja 3, 2 ja viimane. Oled istuma. Tuled sellisesse põlvitusse, kus ees on 90 kraadi, taga 90 kraadi algedel. Ja nüüd tuled ettepoole puusast ja siis nii palju tahapoole, et saad riie tagumisele venituse. Uuesti ettepoole, nõudelinna lihas ja riie eesmine ja siis tahapoole tulles riie tagumine lihas. Teeme korduvalt.
ja siis nüüd veel lisame selle, et kui tahapoole tuleb, siis tõmbad varvast ka enda poole. Ai, kus siis läheb säärelisesse venitus. Uuesti ette ja taha ja tõmbad varvad ka enda poole. Kogu selle tegevuse käigus ja veel 3 korda. Kogu selle tegevuse käigus on ühel pool kand maas jätkuvalt samas kohas ja teisel põlv maas jääb samas kohas. Ja mis minul viimane kord taha. Vahetad jalad, samamoodi 90 kraadi, igal pool nurkadeks, ette, nõude limbelihas ja reis, taha tulles ja tagumine. Võib-olla natukene või ka eesoled all eespool olla, et kellel on eriti pikad jalad. Rahulikult saab. Mida rohkem me teeme, mitte väga pikka venitust, siis teoreetiliselt seda lihtsamaks see muutub. Kolksud ja naksud, mis siin aeg-ajalt käivad, siis sealpool on üks koondislane ka, kes seda trenni kaasa teeb. Ja nüüd, kui lähed tahapoole kerega, siis tõmbad varvast ka enda poole, et siis saad lisaks reie tagumisele ka säärdevenituse. Ja proovid ka kõik jooned otse hoida, et siis kui siia tahapoole tuled, et siis taga olev jalg ei liiguks kusagil ära. Ja veel 3. Ja 2. Ja 1. Üles nõndastad korraks jalgu. Nüüd läheme väljaastesse. Ehk siis pikk väljaasted ette. Paned mõlemad käed ees oleva jala kõrvale. Niiviisi, et käed ja tagumine jalg on ühel joonel ja see ees olev jalg on veidi viltu. Ja nüüd keerad kele nii, et või tõstad ühe käe üles, jälgid külguga ja võimalikult kaugele. Tagasi, nüüd teise käe. Võimalikult üles, jälgid külguga ja pikali ei kuku. Ja tagasi. Uuesti. Ja nüüd triki on see, et käed on algasendis mõlema samal pool jalg. Ehk siis selle vastaskäe tõstmine on tasakaalu mõttes keerulisem. Kummalegi 2 korda. Ja oluline point on siin see, minul viimane kord, et see väljaaste on tõesti pikk ja sügav. Valmis sellel jalal. Tõstad korra jalad. Teine kord. Suur sügav väljaaste. Käed jala kõrval. Ja ühele poole. Ikka ei kuku. Ja teisele poole ka. Ja saadad pilguga kergust. Vist ei lugemata, mitu korda me tegime, aga vaatame. Jalad väsivad veidi ära. Selgub, et venitamine on füüsiliselt päris raske. Ja veel viimane kord mõlemale poole. Ja üles ja jalgadel on arvestused. Peaaegu sama asi uuesti.
aga nüüd oleks hea, kui oleks matt põlve all. Väljast ette ja käed ka maha, aga see tagaolem peal ka põlvest maas ja nüüd lükkad põlve väljapoole. Peaaegu sama asend, aga lükkad põlve väljapoole rahulikult. Kellel venib reie seesmine, kellel venib tagaoleva jala niudenümmelihas, kellel läheb siia väliskülge ja tuharasse. Sõltub sellest, mis seal pinges on. Tuled kerega tagasi ja eesolev jalg sirgeks. Varvad vaatab üles, lüüa tagune venib. Ja paned selle sama jala kõrvale. Istud jala peale, kui saad. Reie seesmine venib ja nüüd keerad varba ülesse ja pikali. Ülesse ja pikali. Ülesse ja sinne külg maha. Vahetame jala. Teine jalg ees. Sugav selline väljaaste, ainult et põlv on maas. Mõlemad käed kõrvale, et on õige asend. Ja nüüd lükkad põlve väljapoole. Algasend oli sama, mis ennist, kui meil olid kerepöörded. Ja siin on sama lugu, et hingamine aitab minna sügavamaks. Aitab küll, oled kerega tagasi, venitad reie tagumist. Nüüd istud rohkem jalale ja jalad kõrval, reie seesmine venib ja siin nüüd mõned korrad, umbes 5 korda, nii et varvad keerad üles ja sisekülg maha. Varvad üles ja sisekülg maha. Ja veel. Aitab küll. Achillese kõõlusele venitus, ehk siis tuled, seisad päkkadele kükki ja ettepoole, põlved maha, mõlemad jalad koos ja siis proovid tulla kükki. Kükki, päkad maas, põlved maha ja siis proovid taha rullida ja kükki. Ja uuesti. Ettepoole ja taha rullides proovid ikkagi need kannad maha saada. Nii. Aitab sellele küll nüüd üks jalg korraga. Ehk siis ühel jalal vaja hiilese juurde venitus, põlv võimalikult ette, kann võimalikult taha, millises asendes kellelgi venib. Oluline on jah see, et sa ise tunned, et siin sääre all osas, seal kus sääre hakkab kannaks üle minema, seal on venitus. Hoiad veel 5, 4, 3, 2, 1, vahetad. Ise otsid sellise asendi, et sa saad põlve suruda ettepoole ja kanda maha ja sinna hiljusesse venitust. Ja natukene lased vahepeal tagasi üles, et saad kerge vetrumise sinna. Ja hoiad veel 5, 4, 3, 2, 1 ja valmis. Puusa peale. Istud, toetad, jalad alad on maas, käed on maas, jalad on nii laiali, et kui üks põlv läheb maha, siis teine kanda ei jää talle ette.
ühelt poolt teisele poole põlved maha. Jalad peavad olema piisavalt laiali, et see asi juhtuda saaks. Võtad käed maast lahti. Ja nüüd võtad ettepoole selle ajal. Veel 3, 2 ja 1. Ja nüüd on hea, kui see matt jääb põlvede alla, ehk siis põlved kõrvale ja tuleb üles. Juurde lihasel venitus. Põlved kõrvale ja üles. Kummalegi poole veel 2 korda. Ja viimane kord kummalegi poole. Läheme kõhuli. Üks seljalihaste harjutus ja siis mõned harjutused veel jalgadele. Seljale see, kus jalad teevad krooliliigutust ja käed korraliigutust. Nii kaua, kuni ma ütlen. Läks käima. Kümmend, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja viimane. Tuled põlvi ja venitad selga. Siis tõmbad selja võimalikult püüru ja ühtlasi oli see ka meie tagumisele lihasele kõva treening. Lähme uuesti kõhuli. Ja nüüd on vaja saada siin kõhuli olles põlv kõrvale. Ja otse vaadates ekraani. Oled kõhuli, tõstad põlve kõrvale. Tal on libe põrand, kindlasti libistab. Ja tekib küsimus, et mida see treenib, aga tegelikult peab seda jalga tõstma. Ja mõned ei saa üldse väga kõrgele seda jalga. Aga see on nii liikuvus kui ka kärelihased ja kummalegi jalale 5 korda veel. Ja 2. Algab viimane. Nii, valmis. See asi. Siis tõkke istes istuma. Aga enne kui jõudleme tõkke istesse, on siis nii, et üks jalg on sirge ja teine jalg on kõverad ja nende vaheline nurk on umbes 90 kraadi. Aga enne veel, kui istuma tuleme, proovime viia kõhtu sirge jala reiele, et mitte otsaesist
põlve juurde, vaid kõhtu reie peale. Nii palju magalale kui saad. Ja kerepainutus teisele poole. Uuesti painutus sirgele jalale ja kerepainutus kõverale jalale. Veel korra. Vahetame jalad. Umbes 90 kraadine nurk on siin jalgadel. Sirgele jalale, kõht reie peale ja kõvera jala poole kerepainutus. Ja veel. Ja 2 korda veel sama asja. Sama lugu, et kui hingad, siis on lootus sügavamale venitusele. Vahetad jalad ja see tõkkeistes istuma tulek alguses on hea teha käte abiga. Põlv peab olema kindlasti mati peal, muidu on valus. Ilmselt kogu see kõver jalg. Kui saad ilma käteta, tuled ilma käteta 10 korda. Meil on 3 juba tehtud, aga kui ilma käteta ei saa, siis tuled käte abil. Aga eesmärgiks, et sa saad need paigad rohkem lahti, mis siin on kinni. Minu arvan, et mul on 3 veel. Jalavahetus. Tugijalale ja pehme asend. Ja tuleb käte abil üles alguses. See, kas tugijalal on varvas sirutatud või kõver, see on selline maitse küsimus. Kui eesmärgiks on see, et sa üles saad, siis alguses on eesmärk ühendab abinõu, et tuled nii nagu saad. Meil on 5 korda veel. Veel viimane ja viimane. Sa tõstad jalad. 2 venitust puharatele ja reie välisküljele. Ehk siis ette toengusse ja algused viid jalaristi endalt läbi ja kusagil kõhu keskosa juurde. Tood tagasi ja teisele poole. Ja veel ühele poole ja teisele poole. Ja teie teete veel ühele poole ja teisele poole. Ja nüüd proovid tuua selle jala käte juurde üles. Sama asi ja aegu ka sinna üles. Ja siis hoiad. Ja tunned venitust reie välisküljest, puharast. Ja võimalik ikka sääre välisküljest. Nüüd on praegu see, et sa pead suutma ennast ka ees toengus hoida. Nii, ilma, et see telk tagumikust väga püsti oleks. Ja 1 ja viimane. Teoreetselt oli reie välisküljele ja tuarale, aga veel meile 1 selline nagu kirjamark, ehk siis käed laiali, keha otse ja nüüd
nüüd oleks eesmärgik saada see varvas sinna käe juurde, ilma et käed tuleks alla. Ehk siis ühele poole varmas sõrmede juurde, nii nagu õnnestub, ja teisele poole ka. Ja hoiad ka veel venitust. Näiteks seal on 1, 2, 3, 4 ja siis vahetad. Ja vahetad. Ise mõttes loed neid, tähele pandud 4 sekundit võib olla erinev, sõltub sellest, kes loeb. Kummalegi poole veel 2 korda. Ja kui see jalg ei ole sirge ja ei lähe päris ülesse, siis nii et mis teha, aga eesmärk oleks see, et nüüd viimane kord, eesmärk oleks see, et sa tunned venitust alaseljas, tuharas, reias. Jääd selili, tõstad jalad, paned mõlemad jalad sirgeks ja tõstad ühe jala sirgelt üles ja vaatad, kas hindad, kas on läinud, tõusnud jalg rohkem näole lähemale või on asi hullemaks läinud. Ja vahetad jala ja teine jalg ka. Nii. Nüüd tõstad jalad, kui sa tunned, et on vaja veel venitada säärt või tuharat või veel mõnda muud kohta.